Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskoolis turundusõppetooli juht. Ja täna on meil üks väga põnev saade ees ja me räägime tõsieluseriaalidest ja veel täpsemalt siis sellisest värskest tõsieluseriaalist nagu Minu ID, mis siis on Go3 seriaal, mida kõik Go3 kliendid saavad vaadata. Ja ma olen siis enda saatekülalisteks palunud Eveliina Nõmme ja Tuuli-Ann Freientali, kes siis on mõlemad selle tõsieluseriaali siis projekti tiimist, võib nii vist öelda. Ja annangi siis kohe sõna teile, et rääkige võib-olla pisut endast, mis on see teie tööalane taust ja mida te siis seal Minu ID seriaali tiimis siis täpsemalt tegite? Telesaate Mastermind on alati toimetaja, nii et Tuuli saab otse lahti teha. Jaa, mina siis olen Tuuli, olen selle saate toimetaja ja minu roll oli olla hunt kriimsil. Ütleme nii, et tegelikult alates selle saate sellise kontsepti loomisest, kuigi see oli küll selles mõttes saade, mida on tehtud ka Lätis ja Leedus juba, et see on formaadi saade ja meie siis Go3-s võtsime selle üle ka Eestis tegemiseks. Et see tähendas siis seda, et meil oli kasutada Kreetal üks villa ja me teadsime, et mis peaks olema see selline väga-väga üldine asi, mille ümber me ehitame, aga kõik, mida me sinna siis ekraanile paneme, see oli kõik juba meie enda valida. Ja üldiselt on see siis, nagu öeldakse telemaailmas, et saade on toimetaja nägu. Mulle meeldib küll öelda, et tegelikult on saade rohkem castingu nägu, sellepärast, et osalejad teevad selle saate, aga sealhulgas siis loomulikult toimetaja ikkagi koos ülejäänud tiimiga valib ka saate osalejad. Ja mina liitusin produktsioonitiimiga, mis oli väike, nunnu ja kompaktne, 10 inimest, mis on telemaailma kohta tegelikult väga-väga väike. Läti, Leedu tiimides on sama saate puhul näiteks üle 20 siis rolli. Aga siis mina liitusin live-režii siis ülesandega, ehk siis kuna selle saate kontseptsiooni juurde käis selline ajaloos esmakordne asi, et 24/7 sai siis vaataja lülitada end ka laivi lainele. Et lisaks sellele, et saade tuli eetrisse iga 3 päeva tagant kiiruga suure vaeva ja kirega tehtud saade, aga siis paralleelselt oli see live ööl ja päeval, siis kui osalejad ärkasid, tegid hommikusööki, võistlesid, kahtlustasid, vaatasid Eurovisiooni, kõik, mis sinna vahele jäi 2 nädala jooksul, seda kõike sai vaadata ja siis selle live-režii rea siis lõikasin mina kokku otse-eetris koos teiste telekolleegidega. Kui meid kuulab, vaatab mõni inimene, kes ei ole Minu ID tõsieluseriaali veel näinud, siis kuidas te selle kokku võtaksite, et milles siis täpsemalt see tõsieluseriaal räägib? Minu ID saate eesmärk oli siis tuua Kreetale 8 noort inimest ja panna nad sellisesse väljakutsuvasse rolli, et osad neist on tulnud Kreetale oma päris identiteediga ja osad on siis valetajad. Ehk siis meie oleme neile saate tiimi poolt määranud uue identiteedi. Näiteks oli meil seal kiirabiarst, kes ei tea kiirabiarsti tööst tegelikult mitte just liiga palju, või siis oli meil seal tšellist, kes polnud kunagi tšellotki käes hoidnud. Oli meil seal näiteks võrkpallitreener, kes oli küll kunagi natukene võrkpallitrennis käinud, aga siiski ei teadnud võrkpallist samamoodi liiga palju. Ja siis oli 2 identiteeti 8, kes olid tõesed. Üks oli siis meil Baalilt kohale lennanud eestlasest noormees, kes oli krüptoärimees, kõlas üsna väljamõeldult, aga oli tegelikult päris. Ja teine oli siis Neiu, kes oli life coach. Ja tema oli samamoodi üks nendest, keda kahtlustati, et ta on kindlasti võlts, aga tegelikult oli päris. Ja osalejad siis pididki 2 nädala jooksul nuputama ja aru saama, kes on kes, ja samal ajal siis püüdma ikkagi hoida ka enda maski kogu aeg ees. Ja ma peaks ütlema, et tegelikult kõrvalt vaadata
vaadates suurim väljakutse oli see kusjuures neile, kes tulid oma tõese identiteediga, sest neil oli nii raske toime tulla sellega, et neid ei usuta. Et ma nii hästi mäletan, kuidas see Bali krüptoärimees Kevin tuli meile äkki mingil 2.-3. päeval sinna meie villa poolele, kus oli produktsioonitiim ja ütles, et Tuuli, et ma ei saa aru, ma ei tea, mida ma pean tegema, nad ei usu mind. Ja lihtsalt tekkis täiesti selline inimlik ahastus, et see oli nagu osalejad kõik ütlesid, et nad tulid justkui enda meelest veetma sellist mõnusat 2 nädalat, tore, teeme televisiooni, meelelahutusmaailm, väga põnev ja nad kõik ütlesid, et tegelikult oli see lihtsalt tohutult raske, eelkõige vaimselt, sellepärast, et sa pidid seal tulema toime sellise psühholoogilise survega ja sellise nii-öelda nagu välja mõeldud kunstliku maailmaga, kus sa ei saa enam mitte nagu üldse aru, mis on tõene ja mis on väär, et kõik käis mingi sellise väga õhkõrna piiri peal. Ja just, et nagu nende tõeste osalejate puhul võis näha, et alati ei piisa sellest, et sa oled see, kes sa oled siiras, vaid sa pead ka selle teadlikult välja mängima oma rolli, isegi kui see on aus, on ju, et see peegeldab ka tänapäeva sellist ühiskonda, kus sa peadki ütlema enda kohta seda, mida sa tahad, et see sinu kuvand oleks, aga samas ka seda toetama lugude, faktidega, see peab kõik kandma, see peab olema järjepidav, on ju, et välja paistma nii oma olekus, sõnavaras, välimuses näiteks, et selline huvitav nagu paralleel sellega ka, mis me igapäevaselt infokülluses ise tarbides meedias ka peame ju hästi kiiresti mõne sekundiga eristama, et kas minuga räägib nüüd see päris ekspert, kellel on need teadmised, kvalifikatsioonid või on tegu soolapuhujaga, kes lihtsalt väidab midagi, et ta on kuskil teab, suudab teha, tagada. Ja sellest tuli minu meelest väga huvitav paradoks tegelikult saates välja ka, et kuidas me ise ka, ma arvan just nimelt üleüldiselt ka nagu meedias infot tarbides ja samamoodi osalejad seal, et kui meil näiteks oli life coach'i rolli täitev või päriselt siis ka täitev neiu ja kui ta tegi mõne täiesti inimliku apsaka ja ei saanud mõne konflikti lahendamisega näiteks ideaalselt hakkama, siis hakati kohe kahtlema ka tema identiteedis, mis tekitabki täpselt selle ka, et kas kingad peavad siis olema alati läikivad ja ilma ühegi auguta, on ju, et lõpuks oleme me kõik inimesed, aga sellises nii-öelda kriisisituatsioonis võib su väiksemgi eksimus tekitada tunde, et tõenäoliselt ei ole sa üldse pädev kogu oma professioonis laiemalt ka. Aga võib-olla selle formaadi kohta küsiksin täpsustuseks veel seda, et mis see eesmärk oli siis, et kes see selle saate võitis, et mida ta pidi tegema. Ma olen ise seda saadet vaadanud, ma ei ole jõudnud veel päris lõppu, mulle väga see saade on meeldinud siiamaani ja 12 episoodi siis olen ära vaadanud, kokku oli 14. Nii et jah, et see siis, kes see selle saate lõpuks võitis, mida tema siis kõige paremini tegi ja millal seal see väljahääletamine käib, et alati tõsieluseriaalide puhul on see väljahääletus ka, et kuidas see seal oli? No eks ta on alati selline ühest küljest rollimäng, seesama näitlejameisterlikkus, kuidas sa välja mängid, see eelmainitud kogu truu olek, aga samal ajal ta on ka strateegiamäng. Et kui sa nüüd küsid, kuidas need punktid kokku tulevad, siis seal oli ka usutavuse hääletus, kus osalejad ise pidid hindama, kuidas keegi sai rolliga hakkama, aga siin on muidugi see väike, et kui sa parasjagu tahtsid oma konkurenti alla hääletada või ülespoole aidata, on ju, siis sa võisid nagu bluffida, et võib-olla sa nii hästi ei uskunud teda, aga sa tahtsid anda kõrgemad punktid, et ta läheks, et nõrgemast kandidaadist saaks justkui ühesõnaga sihuke matemaatika, jah. Aga kas nad siis teadsid seda, see öeldi välja, et kes parasjagu juhib seda edetabelit? Nad teadsid jah, meil oli 5 usutavuse hääletust 2 nädala jooksul ja nad siis iga usutavuse hääletuse järel said teada, milline see uus pingerida on. Ehk siis mida lõpupoole see mäng lähenes, seda enam nad hakkasid tegema strateegiaid ja me olime tegelikult algusest peale neile öelnud, et see on ikkagi selline strateegiline ja psühholoogiline, et tasub luua häid suhteid, aga samas
tasub kogu aeg hoida ikkagi kätt pulsil ka, et sa enda kohta midagi liiga palju välja ei ütle. Sest et alati võis ootamatult produktsioonitiim tuua näiteks laua peale listi ametitest, mille sees on ka sinu päris amet. Et kui sa oled nagu liiga palju lobisenud ja näiteks välja öelnud selle, et oi, et ma tegelikult muu hulgas olen ka juuksur ja siis teised näevad seal osalejate listi seas, et seal on ka juuksur, no siis sa ilmselgelt oled juba tegelikult ennast sisse rääkinud. Et seda ka, kui palju neid tõeterasid kogu aeg anda, pidi väga pingsalt jälgima. Kui ma ise seda saadet vaatasin, siis mul natukene tekkis selline tunne, et kuidagi need valeidentiteedid olid ebavõrdselt. Et mõnel oli kuidagi rohkem seos oma päris tööga, et kuidas need valeidentiteedid nendele üldse siis anti, said nad ise valida, te määrasite, millal te seda tegite, et millal nad said siis nii-öelda nagu ette valmistuda selleks uueks rolliks? Ma sellele küsimusele vastates juhataks selle sisse niimoodi, et minu meelest minu ID-saade on justkui maskis laulja, aga sinna on võimalus tulla kõigil inimestel, ehk siis sa ei pea olema superkuulus selle jaoks, et kvalifitseeruda. Ja casting oligi avatud kõikidele inimestele, kõik said kandideerida ja juba castingul me küsisime osalejatelt, et kes sa tahaksid selles saates olla. Ja kusjuures kahjuks enamik osalejaid ütlesid, et nad ei tea või et neil ei ole väga head ideed ja see läks üpris sellise, ütleme nii, et viimase hetkeni täpselt samas rütmis edasi, mis tähendas seda, et kuna meil oli valeidentiteete vaja, siis ma pakkusin need valeidentiteedid toimetajana neile välja ise. Ma püüdsin pakkuda kõikidele 2-3 erinevat varianti, mis läheksid kokku nende karakteriga, samas ka nende haridustaseme, nende võib-olla sellise üleüldise võimekusega, mida ma väga pealiskaudsel hinnangul püüdsin siis määrata, aga selle juures ka arvestada loomulikult seda, et see oleks televisioonis välja mängitav, et sinna annaks tuua sisse selliseid elemente, mida saaks päriselt kasutada. Et näiteks cellist oli just nimelt üks nendest, mis tundus mulle selline roll, mis on just sellepärast põnev, et ta tõenäoliselt võib ka eksida, aga teda on nagu huvitav mängida ka, et see ei olekski liiga lihtne, et kõik rollid oleksidki väga erinevad. Ja kuna ma, natukene võib-olla on süümetupiinad tõesti, et mõnel oli lihtsam ja teisel oli veidi raskem, aga sellegipoolest, kuna ma tean, et ma mitu korda kõiki surusin ja pingestasin, et pakkuge ise, öelge, kes te ise tahaksite olla. Ja kui seda ei tulnud, siis ma panin oma kurja toimetaja selle mõtte poole tööle ja lihtsalt pakkusin välja selle, mis näeks päriselt äge ja hea välja ka. Ja lihtsalt kõrvalvaade, mina küll ei osalenud nende identiteetide loomisel, aga mida mina tahaks öelda, et me oleme siin ka haridusasutuses, kus on täienduskoolitusi väga palju, kus inimesed tulevad, omandavad mõne uue eriala, aga neil jäävad ka oma eelmise eriala teadmised alles ja nad on siis sellised multitalendid, kes võivadki olla täna kondiiter, homme kokk ja keevitaja, et tegelikult see on tänapäeva peegeldus jällegi, et inimesed ei ole enam ühe eriala peal 30 aastat lahkuvad, nagu öeldakse, hiljem jalad ees ühest samast ühelt töökohalt, et tegelikult see on kommentaariks sellele, et sul võib olla täna see üks amet või üks sinu töökohtadest või asjadest, mida sa teed, aga kes sa inimesena seal oled, kuidas sa oled kasvanud näiteks selleks pitsameistriks või cellistiks või grimeerijaks, et seda sa saad ikkagi leiutada. Et kas sa räägid seal sellist ajalehe müüjast edukaks ettevõtjaks lugu, nagu meil üks nagu tegelikult Lee tegelaskuju justkui oli see ettevõtja, samas Edwin endas nagu püüdis varjata seda ettevõtlikkust, meil oli erinevad hobid inimestel samuti, mida sa siis proovisid nagu tasakaalustada, et kas sa näitad siis seda või teist poolt endast. Et võib-olla see on ka nii osalejatele kui ka vaatajale selline hea test, et miks me tahame inimesi suruda sellisesse ühte piparkoogi raami, et üks, võrkpallur näeb välja täpselt selline, ettevõtja selline, et võib-olla neid erinevaid mütse, mis me oma peas kanname, võibki olla mitu.
Ja kusjuures hästi tore asi oli see, et sa just mainisid Evelina Leed, kes oli siis meie Kalamaja šampanjabaari omanik ja valeidentiteediga tegelikult neiu töötas Töötukassas ja on hoopis pärit Tartust. Ja tema näiteks on üks selline osaleja, kes tõesti nii siiralt vaimustus oma tegelaskujust, et ta ütles, et ta päriselt tahaks nüüd teha endale Kalamaja šampanjabaari ja kui mitte võib-olla Kalamajja, siis miks mitte hoopis supilinna, eks ju. Et seda oli ka väga-väga tore näha, kuidas inimesed tõesti läksid sellesse rolli nii sügavalt sisse või samamoodi meie saate võitja Erki, kes oli siis kiirabiarst. Tegelikult on tegemist meesterahvaga, kes on terve elu unistanud minu teada vähemalt sellest, et saada arstiks ja ta on õppinud siis meditsiinikoolis õeks. Küll ta ei ole sellel erialal täna tööl, aga sellegipoolest, et oli näha, et tal olid üle keskmise teadmised ja ta oli väga pingutanud, et selles rollis hästi hakkama saada. No seda ma mõtlesingi, et see on ju teada, et tema võitis selle saate, et kui ma praegu vaatasin seda, ma juba ju ka teadsin seda infot, et siis mulle tunduski, et natukene nagu ebavõrdne, kuna ta oli juba selle erialaga tegelikult varem natukene siis kokku puutunud ja kas tema sai ise valida või temale ka sina andsid tema puhul oli nii, et ta pakkus meile ise mitu erinevat varianti välja ja kuna me tahtsime, et oleks erinevaid positsioone, erinevaid rolle, siis iseenesest üks tema pakutud ideedest sobis meile väga hästi, mis oligi siis kiirabiarst, ja aga me sellegipoolest, minu meelest ta pakkus äkki ise mingi teise arsti rolli, aga meie mõtlesime, et okei, et võib-olla oleks ägedam, et see on selline, mida inimene võib-olla on nagu kindlamalt kokku puutunud ka või kuidagi näeb iga päev ja oskab rohkem tulistada neid küsimusi ka. Et jah, selles mõttes ma saan nagu aru sellest tundest, et just kui võib-olla jääb mulje, et need on liiga sarnased, et kui sa oled veel kunagi õeks õppinud ka, siis sa ju oledki arst. Päriselus, kui me mõnel arstil laseks seda asja kõrvalt vaadata ja hinnata, siis ma usun, et see oleks üpris solvav 6+4 aastat arstiks õppinud inimesele. Ja ma ise näiteks kusjuures olen õppinud ämmaemandaks, küll mitte lõpetanud, aga siiski ka saanud selles samas erialas teadmisi ja ma ei oleks elu sees suutnud nii soravalt valetada, nagu Erki seda tegi. Et tema teadmised on ikkagi tulnud, ma arvan, suures osas selle pealt, et tal on lihtsalt täiesti ebanormaalne aju, tal on asjad väga hästi meelde jäänud, pluss nagu Erki ka ise ütles, siis tegelikult ta enamik aega ajas täielikku häma. Et ta lihtsalt tegi seda nii tõsise ja sirge näoga, et ka meie televaatajatena uskusime seda ja naljakas oli see, kuidas mõnes Minu ID lahingus, mis oli üks osa meie saatest, kus me olime siis osalejatele ka ette andnud vastused, et näiteks kiirabi või sellise arsti töö puhul võib ju olla see, et sa küsid küll midagi, aga sa tegelikult ei tea, kas inimene vastab õigesti või valesti. Siis me tegimegi selle, et me andsime teisele osalejale ette vastuse ja sinna oli näiteks siis kirjutatud sõnaselgelt, mis on õige vastus. Ja Erki ei vastanud õigesti, aga ometi suutis ta ikkagi rääkida musta-valgeks, nii et osaleja, kelle käes oli õige vastus, oli nagu okei, mis siis umbes nii siin ongi kirjas ja et see ikkagi päeva lõpuks taandus sellele näitleja rollile. Ja ka sellele kiirusele, millega ta vastas nendele ristküsitlustele või vahel lihtsalt ka olukorrale, kus keegi tal küsis, et kuule, mul siin põie tagant valutab, et mis see olla võiks ja ta ei jäänud kunagi võlgu, seda rääkisid osalejad ise, seda kinnitas ka tema, et see oligi tema lähenemine, et lihtsalt sirge näoga, aga kiirelt, et sa ei jää jokutama, ei jää kaaluma, et jällegi, ma arvan, et meditsiini roll samas teise külje pealt on üli-keeruline, et teistpidi võiks öelda, et ettevõtja võib ju tänapäeval igaüks olla, kui meil on siin me oleme nii ettevõtlik rahvas, kõigil on oma firmad ja teavad sellest nii mõndagi, või siis nagu, mis see ikka ära ei ole, kõik on pitsat kunagi küpsetanud kodus, et selles suhtes lõpuks see on jah kinni selles rolli etendajas isiklikul tasemel ka. Aga ma küsin seda, see jäi praegu täpsustamata, et kui palju oli neil aega siis sellest hetkest, kus nad said teada, mis on siis nende see vale idee ja kuni selle hetkeni, et nad olid seal villas kõik koos? Ma arvan, et see ajaraam võis olla äkki
olenevalt osalejast, aga sihuke 2 nädalat maksimum. Ühel osalejal oli aega näiteks 1 päev, sest me muutsime ta rolli põhimõtteliselt, no ütleme 2-3 päeva enne lendu ja see oligi kusjuures pitsameister. Aga ta ise pakkus selle välja, et ta soovib olla just pitsameister, et noh, ongi, pitsat on ikka tehtud ja mis siis ikka on ju. Et tegelikult ega saadetega on üleüldse selline lause, et saade ei saa kunagi valmis, vaid saade läheb lihtsalt alati eetrisse. Et ideaalis oleks olnud loomulikult suurepärane see, kui meil oleks olnud oluliselt pikem ettevalmistusaeg ja me oleme mõelnud ka, et kui tuleks nüüd ikkagi season 2 järgmisel aastal, et siis kindlasti püüaks nii teha, et jääks kuidagi iga ühega kuu aega, et saaks kokku saada ja veel kõike arutleda ja et inimestelt tuleks endalt rohkem seda sisendit ja võib-olla püüaks hüppan korraks teisele mõttele, et me tegelikult päevast 1 osalejatele tiimiga ütlesime, et meie mängime ka seda mängu esimest korda. Et kui meie teeme vigu, siis püüdke meie suhtes olla mõistvad ja me lõpuni välja läksimegi sellega, et meil ei olnudki päeva lõpuks seda tunnet, et on tiim ja et on osalejad, vaid me olime kokku üks selline suur tiim, sest nemad said nii hästi aru, kui meie milleski eksisime ja meie püüdsime neile siis omakorda olla, ma arvan, kõige rohkem selliseks psühholoogiliseks toeks, sest seal tuli väga ootamatult suuri murdumisi ette, mis tegelikult sellist kontseptsiooni arvestades tegelikult on täiesti arusaadav. Aga selle juures jah, ma usun, et me saime ikkagi nagu väga hästi hakkama. Ma tulengi ühe küsimuse juurde, mis on võib-olla selline tavaline, kui on sellisest teemast juttu, aga mis teie nüüd tuginedes enda kogemusele ütleksite? Ja ma saan aru, et sul on seda kogemust ka varasemalt tõsieluseriaalidega. Evelina, sul vist oli esimest korda või? Otsast lõpuni jaa, ma olen käinud abiks näiteks Naabrist parema saatel operaatorina ja Kodutrahaks, sellised remondi ja vau-efekti saated on ju, et tõsielu formaate on ka hästi erinevaid on ju, on sellised nagu meie, kus paned inimesed ühte kohta, vaatad, kuidas nad hakkama saavad, elavad seal on ju ööd-päevad läbi, on selliseid kodusisustus, remondisaateid, et kõigil nagu formaatidel on oma eripära ka, et kuidas seda teha ja mis. Kus ma tahtsin jõuda on see, et miks inimesed tahavad tõsielu seriaali üldse minna, seal osaleda? No siin on üks selge vastus. Nad ikka tahavad kuulsaks saada. Ma arvan, et ei olnud osalejad, kes oleks tulnud tõsielu saatesse ja ei oleks huvitatud natukene ka sellest feimist. Et me nägime seal koha peal väga hästi, et kuna meil oli turunduslikult siis koostöö Delfiga, Kroonikaga, meil tuli siis Kroonika ajakirjanik sinna koha peale ja millist suurt elevust see tekitas, kui keegi sai ikkagi enda artikli või nad said teada, et kellestki on tehtud nüüd Kroonikas artikkel. Et see oli, ma arvan, üks selline peamine motivaator. Kindlasti teine asi seal oli ka see, et inimesed olid endale esitanud väljakutse, et teha midagi, mis on täiesti kastist välja, mida nad muidu justkui ei teeks. Ja ma arvan, et kolmas asi, mis ma välja tooks, on see ka, et nad tegelikult usaldasid väga pimesi ja väga julgelt, et see, mida me räägime, et me läheme tegema teistsugust tõsielusaadet, kui siiamaani on Eestis tehtud. Nad päriselt lootsid, et see on ka nii ja et nad saavad sellist nii-öelda positiivset kuulsust. Mitte, et sa lähed sealt saate võtetelt ära ja siis sa tunned, et see on su elu suurim viga. Ja ma ise tunnen küll, et ma käsi südamel pidasin seda lubadust kuni lõpuni. Et kui olid sellised suured murdumised või tehti või öeldi näiteks midagi, mida hiljem kahetseti, siis ma ei pannud neid asju saatesse. Et meie eesmärk ei olnud see, et me kuidagi võtame viimase killu inimestest välja ja häbistame neid, vaid meie eesmärk oli see, et see jõuaks vaatajateni nii, et see on väärikas, äge, natukene naljakas, aga selle kõige juures oleks meil kuidagi see tunne, et me kõik koos saame aru, et me vaatame neid inimesi ja me mõtleme, et me võiksime nagu, tahaks, et ta päriselt ka mu sõber oleks. Et tekiks kuidagi see üldine sellise trendi muutus ka telemaastikul. Aga ma läheks selle küsimusega natuke sügavamale, et kuulsaks küll, aga mis teie arvate, et mis on siis selle soovi taga, et ega keegi ei taha lihtsalt kuulsaks saada, vaid seal on mingisugune tähendus taga, et see, kui ma olen kuulus, annab mulle midagi. Ma saan aru, et kes oli see life coach on ju, et siis ongi see, et kui sa seal oled oma päris ideega, võib-olla sa saad endale kliente juurde. Aga need teised inimesed, kes võib-olla ei ole ettevõtjad või niisugust isikubrändi ei ole üles ehitanud, et mis nemad siis selle kuulsusega peale hakkavad?
Ma võin anda sellise vaate siia kõrvale ka, et ma olen olnud nii ülikooli kui majanduskooli vastuvõtukomisjonis ja tegelikult juba 3 aastat tagasi ja ilmselt veel enne seda üks amet, mida toodi välja, et noh, et kes on sul siis eeskuju. Ajakirjanduskomisjoniga oli tegu, aga ka siis nagu toodi välja ikkagi siis neid influencereid, BSH-d, mallukat, et lihtsalt see amet kui selline, kus sul on oma platvorm, kus sa tegeled sisuloomega, koostöödega, brändidega, et see on lihtsalt pildis. Mul on tunne, et see on jälle mingi meie ajastu märk, et kui 20 aastat tagasi, noh, nagu paljusid ameteid ei olnud ju veel olemas, on ju, nii ka seda, et võib-olla see tuntus võrdub selline elustiil, kus sa saad siis ise valida, mis teemadega sa tegeled, mis koostöid vastu võtad, kas siis jah, et sul on selline oma väike kanal, eks, et kui meie räägime televisioonist, aga ka see televisioon on video on demand, on ju, ehk siis platvormil, see ei ole enam lineaartelevisioon, aga siia kõrvale ma ütleks, et tänapäeval igaüks saab olla oma väikese televisioonikanali saatejuht, produtsent ja nii edasi, ja režissöör, see on su enda sotsiaalmeediakanal, on ju, et võib-olla nagu see, et isegi mitte see tuntus, vaid just selline, mis sellega kaasneb, see elustiil, see vabadus, see loomingulisus, nagu ma olen aru saanud, miks ka meie õppijatele siin koolis, miks neile meeldivad tegelikult need töötoad, kus sa võtadki selle telefoni kätte ja räägidki kaamerasse ja tutvustad kas oma mingit eluosa või siis mingit toodet või proovid reklaami kellelegi teisele teha. Et selline vaade siia kõrvale. Ma arvan, et väga palju on muutunud ka see kuulsuse olemus ajas selles mõttes, et inimesed ei karda enam seda auditooriumiga suhtlemist ja see väga hästi tuli välja ka meie saadetes just selles live osas, et meil oli iga päev tund aega selline plokk, kus vaatajad esitasid siis osalejatele küsimusi, mille eest vastutas Evelina ja seal oli väga hästi näha seda, kuidas tegelikult meie saate osalejad nautisid seda, et kui muidu võib-olla, ma mõtlen veel, ma ei tea, Robinsonid või selles mõttes ikkagi 15-20 aastat tagasi, kui tehti realiteed, siis ei olnud seal nii tugevat sellist auditooriumi ja selle saate loomisel omavahelist suhtlust tänaseks on ja ma arvan, et sellest on hästi palju mõjutatud just nimelt ju ka sotsiaalmeedia, et sa oled harjunud sellega, et sa Instagramis ka suhtled kogu aeg oma jälgijatega ja mulle endale tundus kõrvalt vaadates, et täpselt see dünaamika hakkaski seal juba saate ajal tekkima, et need on meie fännid, kes meiega räägivad ja nad harjusid sellega ära, see oli selline igapäevane osa, mis tuli, kus sa jagad endast tükikesi, enda mõtteid ja sul ikkagi tekib enda ümber selle nii-öelda kuulsusega ka selline justkui sõpruskond. Et see ei ole nagu ainult selline anonüümne rääkimine, vaid seal muidugi peab olema väga kindel inimtüüp, et sa tahad endast neid tükke kogu aeg jagada, aga ma arvan, et meie osalejatel see oli, et see on see ka üks mingi selline X-faktor, mis teeb sind meedias läbilöövaks, et sa julged ja oskad ja soovid neid tükke endast välja anda. Jah, et inimesed on ju erinevad ja ikkagi kuni minu meelest tänapäeval ka nii see avalik esinemine selline, mida väga paljud inimesed kardavad, aga siis on jah teatud tüüp, kes võib-olla saabki sealt mingisugust naudingut ja ma ise ütleks, et see tähelepanu, mis kuulsusega ju kaasneb, et võib-olla see kuidagi alateadlikult on sellise armastusega või mingisuguse sellise tundega seotud, sest et kui me saame tähelepanu juba lapseeas on ju, et siis see on see nii-öelda läheduse ja armastuse tunne. Jah, see on muidugi täitsa selline psühholoogia ja filosoofia pärusmaa juba, aga olen ka ise kuulnud, et öeldakse ikkagi, et inimesed, kes tulevad reality saadetesse, et tõenäoliselt on ikkagi neil justkui siis mingi tükike, mida nad nagu igatsevad veel, et mis on nagu puudu, et võib-olla see ongi siis just nimelt see vajadus tähelepanu järgi. Ma ei julge ega taha anda hinnangut, et kellelgi on see kuskil saamata jäänud, see ei pruugi absoluutselt nii olla, vaid see võibki olla täpselt see, et nad on loodud lavale. Aga eks kes kuidas seda tõlgendab. Igal juhul selge on see, et need, kes castingule ja saatesse jõuavad, on omaette karakterid ja seda kindlasti kõige positiivsemas võtmes. Ja mina ütleksin ka siia juurde, et üldse ei annaks sellist hinnangut, et midagi oleks nagu puudu. Pigem sa tahadki jagada, sa oled selline nagu üleelu suurune persoon, on ju, sul on seda julgust, kuigi ka mitmed neist alguses olid nagu sellised, otsisid seda oma häält, oma olemust, oma seda lugu,
aga ikkagi, et sul on mingi selline säde sees, et sa tahad olla tõesti laval, sest et televisioon, see on ju ka see lava, mis me kokku lepime omavahel, et siin on nagu siin on kaamerad, siin on talent, on ju, et jah, ma võiksin seda ise laiendada veel selle nagu nurga poolt ka, et see tegelikult ei ole alati nii must ja valge, et kui ma olen televisioonis, siis ma tahan tohutult seda kuulsust. Ma võin ise enda pealt öelda, et ma juhin iga aasta saadet Inglite aeg jõulude perioodil ja minu jaoks näiteks see tähelepanu, need kriitilised kommentaarid, kõik see, mis selle lühikese perioodiga kaasneb, on mulle emotsionaalselt väga-väga keeruline ja mul on pärast seda, ma julgen öelda, et mitu kuud tunne, et ma tahaks olla peidus, ma tahan Instagrami vähem postitada, ma tahan üleüldse vähem intervjuusid anda, ma lihtsalt ei soovi seda. Et selle taga ei ole alati see, et sa tahad tohutult seda kuulsust, vaid näiteks Inglite aja puhul on soov päriselt ühiskonnas midagi muuta ja teha heategevust, eks ju. Et lihtsalt neid saateid on ka nii palju erinevaid ja ma arvan, et reality ja selline tõsielu saate loodav platvorm on lihtsalt ka võimalus, kus saada see hoog ja hüpe sisse, et siis vaadata edasi, mida sa üldse sellel maastikul teha tahad ja sealt läbi ennast leida. Ja, et see on üks vahend, on ju. Eks see on iga tegevusega nii, et kui sa kuidagi rohkemate silmade ette sellega satud, kas või nagu see saade, et siis ju igaüks võib öelda sulle kiidusõnu või siis ka anda kriitikat. Et oled sa vaiksel kuskil midagi ei tee, et siis justkui sa ei saa kumbagi. Aga teine küsimus, mis läheb selle esimesega kokku, aga mis võib-olla turundusinimestele on isegi põnevam, et mida teie ütleksite, et miks inimesed tõsielu saateid vaadata tahavad? No mina arvan, et see on ikkagi, seal on alati mitu põhjust ja kuidagi me oleme siin põgusalt rääkinud ka, et tõsielu saatega käib siuke nagu mingi raske taak kaasas, et see on nagu natuke midagi sellist, ma ei tea, räpast, salajast, inimesed nagu julgelt ei lähe ütlema, et mina vaatan realityt, on ju, et kuigi me ütleme, et mina lähen teatrisse, on ju, et seda me nagu, selle üle me oleme uhked, aga samas siis nagu õhtul salaja niimoodi pimeduse varjus ikkagi kuidagi on kõik kursis nende viimase aja kuulsate saadetega, on ju. Et see on jah, siuke huvitav vastuolu, aga ilmselt seal ongi, esimene loomulikult meelelahutus, ilmselt ka tänapäeval, kui kõik kaoses elamine, kõik need päevapoliitilised ühiskonnas toimuv, maailmas toimuv on nii raske, et sa tahad korraks välja lülitada, sa tahad korraks unustada, et võib jälle muidugi siin anda ka hinnanguid, et kas on siuke eskapism, et põgeneme, ignoreerime, aga ei pea üldse ju, võib lihtsalt võtta seda kui sellist viisi, kuidas oma aju korraks pausile panna, anda hoopis mingit muud sisendit. Ja mina isiklikult arvan, et see ikkagi formaadilt, see on nii selline siiras ja ehe ja aus, kuigi jah, ta on samuti produtseeritud, see on saade, me kõik saame aru, et need kuidagi tuleb see kokku panna 40-minutiline, et seal tehakse valikuid, aga siiski, et eriti selle meie laivi puhul, kus sa näed 24/7, no sellest enam ausamat ju olla ei saa. Et mina usun jah, et selline põhjus, et näed päris inimesi ja samas saad korraks nagu mõtted eemale. Nõus. Meelelahutus kindlasti, kui ma ise nüüd selle saate jaoks seda vaatasin, et siis ma isegi ütleks sellist asja, et tegelikult see oleks justkui nagu siuke kvalitatiivne uuring nagu inimloomuse kohta, et sa saad seda erineva nurga alt vaadata ja eks sõltub ju jällegi selle vaatajast endast, et mis siuksed asjad ta sealt endale niimoodi kaasa võtab ja välja nopib. Absoluutselt ja tegelikult minu jaoks näiteks neid osalejaid valides, kusjuures oligi, eks sa ikka teed saadet pisut ju enda näo järgi ja ma olen ise 31 ja ma tundsin, et võiks ju tuua ekraanile selliseid inimesi, kellele me päriselt ka tahame anda platvormi ja tahame anda selle tuule tiibade alla, et nad saaksid tuntuks, et kuidagi jõustada rohkem seda ja enamik meie osalejatest olidki üle 30-aastased, paar tükki olid ka nooremad ja
ja väga tore on olnud mingitel hetkedel nentida, et kuskil seltskonnas mõni sõbranna, kes ei ole kordagi öelnud, et Tuuli, et ma vaatasin seda saadet, aga siis ma ei tea, üks sõbranna, näiteks advokaat, ütles, et jaa, et kuule, et uut osa pole väljas, et kas ikka tuleb, et nii tore on seda tegelikult näha ja täpselt näiteks sellesama advokaadist sõbranna puhul ma ei arvaks, et ta vaatab tõsielu saadet, et ma eeldan, et tal on väga palju muud teha, aga ometi on seal see miski põnev ja võib-olla selle saate puhul see ka, et meie stiil oli väga erinev sellest, kuidas siiamaani on tehtud paljusid Eesti realiteid, et alkoholi said nad väga piiratud koguses näiteks ja seetõttu ei läinud see selliseks kuidagi lihtsalt pealiskaudseks läbuks, vaid seal oli ikkagi väga palju selliseid sügavaid teemasid, avanemisi, inimesed jõudsid iseenda minaga kohta, kuhu nad ei oleks iial arvanud, et nad võiksid selle 2 nädala jooksul veel kaamerate ees jõuda ja need olid väga ilusad, valusad ja põnevad asjad, mida kõrvalt vaadata, et ma usun, et ka see on see osa, millest me ju ei räägi nii palju avalikult, aga kui see on äkitselt sul ekraanil, siis miks mitte ise ka sellega suhestuda ja sealt oma kilde üles noppida. Lähme selle raamistamise juurde natukene, et kommunikatsioonis kasutatakse sellist väljendit nagu raamistamine, mis tähendabki siis seda, et kuidas me mingid asjad kokku paneme, on ju, ja mis sa juba, Evelina, mainisid ka, et loomulikult, et see oli produktsioon, aga kuidas te panite neid asju kokku, võib-olla Evelina nagu võttetiimi liikmena isegi rohkem, mis olid need põhimõtted, millele te tuginesite? Ikkagi seal oli ju see, et mingisugused tegelased hakkasid rohkem kuidagi välja tulema ja kui te enne ütlesite seda, et valite sellised ekstravertsed inimesed, aga ikkagi mõni on ekstravertsem, et keegi jäi seal natuke rohkem tagaplaanile ja siis on mingisugused lood, mis hakkavad seal ka kuidagi rohkem niimoodi esile tulema. Kuidas te seda tegite? No ma võin otse lahti teha ja siis sa 2 põika sisse, sest et tegelikult režissöör Sander Allikmäe on ka selline teine mastermind, kes just formaadi osas ka kindlasti, tal oli oma visioon, et kui me räägime sellisest teleajakirjanduslikust sisust või saatest, siis nagu sellel on erinevad nagu rubriigid või kuidas öelda, osad on ju, et alati on nagu see saate pea, kus on nagu tutvustus, millest üldse asi käib, siis on näiteks osalejate tutvustused, mis meie puhul näiteks olid sellised ilusad aeglubis kaadrid, aga sealt läheb kohe mingisse narratiivsesse lukku see, et mis vahepeal on toimunud või kelle vahel on mingisugused arutelud, siis on näiteks tavaliselt mingi võistluselement, pihikaamera, et milleni ma tahan jõuda, on see, et nii sisult kui vormilt, ehk siis see, mis toimub ekraanilt ja kuidas seda näidata, et need on omavahel tihedas seoses, et seal on ka selliseid valikuid, et kas me nüüd filmime seda nende turvakaameratega, et näidata, et seda produktsioonitiim on eemal või meid ei olegi seal, et see kõik toimub sellises vaakumis, on ju, kui on mingi suur konflikt näiteks, siis me ei lähe sinna oma nende väikeste kaameratega, mis on ometi mehitatud õla peal, on ju, sest see kohe nagu lõhub seda sisedünaamikat, on ju, või siis vastupidi, kui me tahame seda hääletust rõhutada, siis me jälle loome selle settingu ka, on ju, ka kunstivahenditega, et siin on see karm tool, siin on see valgus, mis sulle prožektorina näkku paistab, tekitab siukse hästi range. Kui meil on pihikaamera, jälle omaette selline saate osa, kus nagu see, kuidas sa seda filmid, annab väga ette seda, kuidas sa end seal tunned osalejana ja mida sa räägid, on ju. Me ehitasime sauna sisse sellise pihikaamera, kus alguses ta oli selline, natuke nagu põlve otsas, aga siis me tegime ta paremaks, et oleks ikkagi nagu välja valgustatud ja heli oleks parem, kuigi seal tulid ka tehnilised piirangud, et saun oli all keldris ja siis vahepeal heli ei levinud, et igasugu selliseid olukordi tuli ka lahendada. Aga jah, et lihtsalt nagu visata õhku just, et vaatajana võib-olla on huvitav tähele panna neid erinevaid saate osi, et millal läheb üle, millal muusika on ju seda kõike toetab, millal lastakse pausil kanda ja kõik see. Absoluutselt, jah. Ja kuidas me üleüldse valisime, et keda me siis rohkem näitame ja keda vähem, siis tegelikult selle taga on ikkagi selline tunnetus. Ülipalju lihtsalt toimetaja tunnetust ja kogemust. Kuna meil oli villas 20 kaamerat, mis filmisid 24 tundi, siis see tähendas seda, et
Me saime siis põhimõtteliselt igast tööpäevast 480 tundi materjali. Kõigepealt peale kokku, pluss siis kõik, mida me veel lisaks filmisime, mis oli ka kindlasti paar tundi, pluss siis veel intervjuud, mis me tegime. Seda kõike oli meeletult palju ja mina olin siis ainus toimetaja, kes pidi nädalas 3 korda andma üle valmis saate, ehk siis ei olnud inimlikult tehtav, et ma 480 tundi jõuaks 3 korda nädala jooksul läbi vaadata ja sealt veel päriselt ka midagi head kokku panna. Ehk siis see nägi välja niimoodi, et meil oli all keldris siis laivi vaatajad, Evelina koos teise neiuga, kes olid siis professionaalsed toimetajad, keda mina 100% usaldasin, et kõik, mida nemad sellest 24 tunnist välja valivad, umbes siis 1,5 kuni 2 tunni jagu, on see materjal, mille mina läbi töötan, kust ma siis omakorda lõikan välja tegelikult umbes 25 minutit. Ja siis teen sinna juurde voice-overid, ehk siis need vahetekstid, panen sinna, põimin vahele intervjuusid, kus ma küsin osadelt inimestelt siis juurde kommentaare, et kui keegi ütleb sinu kohta halvasti, siis ma ütlen, et näed, ta ütles sinu kohta nii, mis sa sellest arvad. Et oleks alati ka ajakirjanduslikult see võimalus mõlemal osapoolel olukorda kommenteerida. Et niimoodi see sündiski ja paratamatu oli loomulikult see, et kui mõni karakter oli hästi värvikas, väga hea jutuga ja selle narratiivi loomisel kuidagi andis tihtipeale sellist nagu balansseeritust, teisel hetkel ka sellist kirkust juurde, siis see karakter hakkas mingitel hetkedel domineerima, aga ma arvan, et selle saate puhul minu jaoks telekarjääris esimest korda oligi see, et me lasime hästi palju asjadel lihtsalt kulgeda ja mõtlesime ette nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja, et saated täis tuleksid. Aga kui me nägime, et keegi parasjagu sellel päeval hakkab domineerima, siis meie ei läinud kätt ette panema, vaid lasime tal selle päeva enda alla võtta. Tehku ta siis seda läbi draama või läbi ilu, tema enda valik. Ja siin lihtsalt ka taustaks, et jälle tuleb rõhutada, sellist asja tehakse esimest korda, kus sul on 24/7, 2 nädalat sisu on ju tehakse, ehk siis osalejad on seal oma rollis ja samas seda kõike, nagu sa ütlesid, tuleb läbi töötada ja siis samal ajal need intervjuud, need kõik muud tegevused, et kuidas tavaliselt tehakse sellist tõsielusarja, on see, et kõik võetakse korraga purki 2 nädala jooksul, materjali ei toodeta nii palju, sest enamasti sul on ainult see materjal, kui operaatorid on platsil, nüüd on rek-nupp, võtame selle üles, toimetaja kõrval küsib täpselt seda, mida on tarvis. Ja siis sul on kogu see hulk materjali ja sa hakkad sealt nagu konstrueerima natuke nagu Lego klotsidest, et okei, paneme siin need osad sedasi, võtame viimasest päevast, võib-olla tõstame esimesse ja nii edasi, et see on ikkagi hoopis teine lugu, sa saad siis või nagu produktsiooni mõttes, see annab sulle palju vabamad käed, esiteks sa tead juba, kuhu see kõik välja jõuab, see annab sulle rohkem aega, keskmiselt ühte saadet vist mujal projektides, sul on 1-2 on ju, et sõltub, et kui palju... Jah, oleneb. Üleüldiselt ma võin tuua kontrastiks, et ma ei tea, näiteks Taavi Libe reisiisaated või Naabrist parem või Eluga Hispaaniasse, mõni ETV saade Segasumma Suvila ratastel. Mul on tavaliselt ütleme siuke 5-10 tundi materjali ühe saate jaoks versus siis päris seda materjali hulka vaadates 480 tundi on ju, et see ja pluss on siis tõesti see, et tavaliselt on ühe saate tegemiseks aega mul ikkagi nädal. Tihtipeale ka kauem, et see, millise ajasurve all me töötasime ja sul, kui ma vaatan täna neid saateid, ma ei saa öelda, et ma nagu tunneks, et see on nüüd tõesti see täielikult viimistletud ideaalne tulem, aga see ongi reality eripära ja selle nagu konkreetse kontseptsiooni eripära. Ja see tuli täpselt sellisena, nagu me tollel hetkel suutsime seda teha ja ma arvan, et kindlasti järgmine kord teeks veel paremini, aga praegu on ta just nimelt selline. Ja kusjuures mõned sellised stilistilised valikud ka, mida näiteks ma nägin kuskil kommentaari, et operaatorid olid sees, olid näha, et see on selline suur tabuteema, et sa ei tohi näha tehnilist töötajat. Ei filmis ega teles, filmis üldse mitte, aga teles vahel võib juhtuda, aga üldiselt seda välditakse. Või mina operaatorina ma ei tohi liigutada kaamerat, kui on mingi action toimub, sa räägid näiteks, et ma tegelikult pean hoidma plaani, aga me tegime teadliku otsuse, et me just näitamegi seda
oma kohalolu, et nii, nüüd tehakse saadet ja näiteks selles laivis turvakaameratest sai nagu niimoodi piiluda sinna telgitagustesse, et et midagi seal toimub, või siis ka saatesse, mis oli need saated, mis valmisid iga 3 päeva tagant, et ka seal, kui oli natuke sellist praaki, siis see näitabki nagu seda tõelisust, et seal on nagu see teine kriteerium, et võib-olla vahel, kõik tänapäeval oleme suured kriitikud, on ju, me ise oskame ju, kõigil on telefonid, filmida teha ja vahel ongi, ma ei tea, seda pulmavideot saab detailidena viimistleda igat takti ja igat sellist iluplaani, aga ikkagi tele, nagu juba Tuuli ütles, saade ei saa valmis, saade läheb eetrisse, et see tempo, need reeglid on teised. Pluss veel see valik, et näitamegi telgitaguseid, jätamegi sisse selle kaamera või poomi otsa. Ja kusjuures ma tooks turunduslikult veel selle ka siia juurde, et üldse ei tasu alati ajada taga seda ideaali, et teles öeldakse, et kui tehakse live-televisiooni, siis see on isegi natukene suurepärane, kui midagi läheb sassi. Et mäletan väga hästi, kui me tegime eelmine hooaeg Tantsud tähtedega saadet ja mina seal koos kaassaatejuhi Katri Telleriga tegime siis intervjuusid saate järel ja see kõik oli otse, meil ei olnud liiga palju telekogemust ja muidugi läks vahepeal midagi vussi, aga see annabki vaatajale selle tunde, et natuke on nagu piinlik, et oi, kuidas nad nüüd niimoodi seal koperdasid, aga teisest küljest sa päriselt usud, et see ongi päris ja see ongi live-televisioon. Et seetõttu, kuna ma tegin mingi aeg ka sisuturunduslugusid TV3 ühe saate jaoks, siis ma turunduslikult alati püüdsin suunata inimesi, ettevõtete siis kõneisikuid lahti laskma sellest paberist, mis sa oled endale teinud, kus sa püüad neid ettevõtte väärtuseid ja tähtsaid turundussõnumeid esile tuua. Lase sellest lahti ja räägi vabalt, sellepärast et see mõjub ka kokkuvõttes ka sinu toote tarbijale või sinu potentsiaalsele kliendile nii palju turunduslikumalt ja paremini, kui see päheõpitud tekst, mis kõlab küll klantsilt ideaalselt ja võib-olla ettevõtte juht on rahul, aga ma arvan, et need numbrid on hoopis teised kokkuvõttes, et see natukene niisugust toorest asja on alati hea ja seda tuleb ka järjest rohkem sisse. Ja see on selline haavatavuse hetk tegelikult, mis on ka nii turunduses, on ju brändi strateegiates igal pool, et me tegelikult oleme väsinud sellest klantspildist, et kõik hommikul ärgates on juba föönisoeng peas täiuslikud, vaid me olemegi sellised, nagu me oleme, et me näitame oma seda inimlikkust, mille juurde käib eksimine ja tegelikult see paradoksaalsel kombel aitab luua suhet, on ju, kas siis vaataja või toote ja tarbija vahel ja lihtsalt siuke väike päriselu näide, ma arvan, me kõik oleme olnud mõnel konverentsil, aktusel või kuskil, kus keegi võtab sõna ja midagi läheb sassi, et kas ei ole kohe see õige slaid peal või ma ei tea, koer jookseb lavale ja nagu see selline kergenduspahvak, mis üle saali käib, et kõik tegelikult tunnevad ennast ära selles esinejas tol hetkel, et see on alati mu lemmik selline produktsioonimaagia näiteks ürituskorralduse puhul, et tegelikult see väike viperus nagu andis asjale juurde, kui sa ise nagu oled seejuures muhe ja ei võta seda nagu liiga tõsiselt, et muidugi jah, kui oled stressis, siis võib-olla olen täitsa nõus, aga ongi ju sotsiaalmeedias kuidagi ka see sisu, et see, mis tundub liiga klantsitud või üleprodutseeritud kuidagi, et ega see väga hästi ei lendagi, on ju. Ja kuna tänapäeval see kiirus on nii oluline, nagu ka teie kirjeldustes siin selgub, et siis üle lihvida lihtsalt aega ei olegi. Aga ma tahtsin selle raamistamise juurde natukene veel tagasi tulla, et kui palju oli seal siukseid detaile, et ma ei tea, et kas või seda, et mida need saatekülalised seal parasjagu kannavad, mis riided neil on, kuidas nad seda karakterit seal välja mängivad, et kas seal anti ka mingisugust nõu selle kohta või siis kuni selle detailini välja, et kuidas parasjagu oli valgus, ma ei tea, seal, mida sa filmisid, kas sa otsisid mingit nurka, kus nüüd on toredam hetk, no näiteks see 12. episood, mida ma just vaatasin, et kus seal oli see käe palumine, on ju, et siis kuidagi tuleks see valgus kuidagi helgemalt ja mis need nurgad on, et võib-olla natukene detailsemalt veel selle kohta. Režii poolest oskad sina natuke rohkem? Ja, 2 mõtet, mis mul tekkis. Esiteks, ma lihtsalt tahan kiita saates osalejaid, et näiteks kõik nende enda riietus, kostüümid, see, mida tegelikult, kui sul on suur tiim, suur eelarve, sul on stilistid, on ju, sul on
grimeerijad, kostümeerijad, seda meil kõik ei olnud, et see on see luksus, mida ideaalis nendel näosaadetel kõigil Tantsutähtedega, seal ju on inimesed, kes sind riietavad, teevad kordi ja nii edasi, aga seal ei olnud seda, ehk siis lihtsalt nagu müts maha, et kõik see, et nad olid nii ilusad, säravad, stiilsed, enesekindlad omaenda rõivastes, on ju, et neil olid sellised vahel isegi nagu mingid dekoratsioonid, propsid, kuidas öeldakse, mingid detailid, millega sa hakkad mängima, on ju, et see lihtsalt nende rida, et see on väga äge ja tegelikult produktsiooni jaoks see jällegi nagu teeb elu nii palju mõnusamaks, ka natuke lihtsamaks, et sa näed, et ta nagu on ise huvitatud oma selle rolli väljamängimisest, ta tunneb ka end mugavalt oma nahas, oma rõivastes ja et siis nagu ei pea seda muretsema. Aga kui vastata sellele nüüd teine mõte pulmastseenile, et seal loomulikult on juba selline audiovisuaaltehniline valik, Sander Allikmäe ütles, et nii, nüüd on see ilus sügavus, meil on Kreeta saar, imelised mäed, meri taustal, kusjuures Kreetal on väga erinev, sõltuvalt ilmast need pilved ka nagu mängivad, ehk siis hajutavad valgust nagu erinevat pidi ja too päev oli tõesti väga ilus vaade, nii et siis selle me küll panime paika koos, et võiks see altar olla niimoodi siis vaatega mägedele, aga siis pulma, jällegi pulm on rituaal, on ju, mingid kindlad reeglid, kuidas alati inimesed seisavad, et sul on see paaripanja, paar ja siis sõbrad, et see annab juba ette, on ju. Ja ega seal siis ongi, on selline natuke nagu doki-stiilis, et sa reageerid, on ju, kõike nii nagu päris pulmades, kõike juhtub üks kord, et meil ei olnud ka mingeid duubleid, et nüüd tehke uuesti või rõõmustage, et näiteks vaatajale võib-olla ei taha päris ära rikkuda seda alamust, aga on niisugune üks skandaalne stseen, mis seal pulma ajal juhtub, et see on ka ju, kui see on ära juhtunud ja me kas saime selle peale või me ei saanud, on ju, et see on selline kokkumäng, aga ka jälle tiimi professionaalsus, et kui sul on inimesed, kes teavad oma asja, oskavad mõelda paar sammu ette, näha, ennustada sündmusi, väga oluline oskus operaatori puhul, režissööri puhul, et sa loed inimeste kehakeelest, kas nüüd nad hakkavad rääkima, kas nad tõusevad püsti, kas nad järgneb mingi selline suurem, laiema ulatusega tegevus, kus sa pead laiemaks minema, näitama on ju kogu seda nii-öelda ruumigeograafiat, üldplaan näitab meile seda, või siis on selline vaiksem, rahulikum hetk, kus sa saad liikuda lähemale, võtta suure plaani, näidata seda igat näovärelust, heal juhul ka väikest pisarat, on ju, et jälle, see on loomulikult selline kogemuse küsimus ja ka jälle inimkeele lugemine. Ja stilistikaga seoses võib-olla siis see, et ainus asi, mis meie omalt poolt tegime ja mille eest meid on tagantjärgi kiidetud, on see, et ma siis saatsin toimetajana enne nende reisi neile listi, kus oli siis umbes 15 teemat, näiteks narmad ja namastee, šampanja ja mullid, mis teemad meil seal veel olid? Ja sellised stiilipeo elemendid. Sellised ühesõnaga teemasid ja ütlesin neile, et see on televisioon, see on uhke, see on suur, võtke kaasa riideid, millega te jääksite silma. Et ma püüdsin kirjutada neile sellise inspireeriva kirja, et nad päriselt ka natuke vaeva näeksid ja ma tean, et nad nägid, paljud käisid eraldi shoppamas, vintage riietepoes endale asju otsimas ja nad tõesti täitsid selle nagu 100 korda üle ootuste, et ma panin selle listi küll kokku niimoodi lootes ja ma vist kirjutasin sinna juurde selle ka, et kuulge, et teeme niimoodi, et me ei ole lihtsalt nagu QS-i särkides, vaid et me päriselt näitame seda, et see on kuidagi ägedalt läbi mõeldud, et te olete ju näinud kõik neid Netflixi seriaale, kus nad õhtusöögil on, kõik naised on kontsades. Ma ütlesingi tüdrukutele, et võtke mitu paari kingi ja meil on kohvrid, te saate alla panna ja päriselt võtke asju kaasa, et mis sest, kui midagi ei kasuta, aga särage ja näidake, see on teie võimalus, et olla televisioonis, koguda endale fänne. Nad läksid sellega kogu täiega kaasa ka. Ja loomulikult me ei öelnud neile ette, et nii, täna nüüd pane need kuldsed kingad, küll aga me saatsime neile iga hommik siis sellise kirjakese, kus me andsime ette tänase päeva teema ja siis nad juba oskasid ise seal märke lugeda ja teadsid, et võib-olla siis täna on see päev, mil ma siis tõmban oma selle diskonarvastega kleedi selga.
no vot, nii et jälle koostöö on ju, et ma siin kiitsin osalejaid stiilitunnetuse eest, aga tuleb välja, et see on jälle see rollide mitmekülgsus, et sa ise võtsid selle stilisti ja kunstilise direction'i, nagu öeldakse, rolli ja ongi nagu suunasin natuke, nad ikka tegelikult tegid suure töö ise ära ja mis oli meile suur kompliment, oli see, kui meie saate produtsent Jaanus Saar sai Leedu produktsioonilt küsimuse, et kes on teie stilist, et nii ägedad näevad kõik osalejad välja ja siis me saime öelda, et osalejad ise, et lihtsalt Eesti naised ja mehed ongi väga stiilsed. Liigun oma järgmise küsimuse juurde, mul on veel mitu küsimust, mis ma kindlasti teie käest tahan küsida, et mis oli siis just individuaalselt mõlema teie jaoks kõige suurem väljakutse kogu selle 2 nädala jooksul, mis te seal niimoodi non-stop tööd tegite? Mul on alati nende kõigedega suur raskus on ju, et need on nagu tavaliselt erinevat laadi, et sellised, ma ei tea, mis mul kohe meenub on, et see on niisugune maraton, see ei ole sprint on ju, et kui tavaliselt produktsioonid, kus ma töötan võib-olla 2-3 päeva, siis on paus ja või üleüldse elus saad koju vahepeal minna, puhata, hinge tõmmata, siis võib-olla isiklikus plaanis see väljakutse, et me ise ka elasime seal sellist laagrielu, kus sõime koos, režissöör tegi hommikul pannkooke, lõunal pajarooga, jagasime muresid, rõõme, toetasime, võtsime üksteise, andsime nagu aega ka korra hinge tõmmata, et kuule, et vahel keegi peab ütlema seda sulle, et nii, mine korra tee väike power nap, on ju, hoidsime üksteist tiimina. Aga jah, ikkagi, et kuhu ma tahtsin jõuda, et see on 2 nädalat täielikku möllu, et mina ka ei teadnud enne, et kuidas see täpselt kõik välja tuleb ja umbes nii oligi, et need tööpäevad ei tasu isegi nagu kokku lugeda, mitu tundi sa seal seda kasulikku tootvat tööd teed, et tegelikult sa tahad lihtsalt, et see projekt õnnestuks, sa näed, et see tiim on äge, osalejad on ägedad, koht on imeilus. Aga jah, et see ongi väljakutse võib-olla vastu pidada, jah, et ikkagi mitte kohe kogu auru välja panna, aga samas ikkagi alustaks näiteks sellest, kuidas sul? Ja ma olen hästi nõus, et ma ei ole mitte kunagi teinud projekti, mis mind nii kogu täiega endasse alla neelaks, et enamik tööpäeve olid meil ikkagi 18-20 tundi ja päriselt oligi nii, et ma arvan, mul oli ikka 2-3 ööd, kus ma ei jõudnudki enda Airbnb-sse, sest siis südaöösel, kui me lõpetasime selle päeva organiseerimise, ma andsin 1 saate üle, pidin ma hakkama mõtlema järgmisele päevale, kirjutama osalejatele kirja, võib-olla tormas veel uksest sisse mõni osaleja, kellel oli olnud, ma ei tea, mingi emotsionaalne mure tekkinud, mis iganes keegi jäi haigeks, siis sa korraldad uusi mänge, valmistad neid ette, püüad kogu igal pool ärkavaid tulekahjusid kustutada, et selle kõige kestel võib-olla jah, see enda mina jäi nagu täielikult tagaplaanile, aga see oligi selline intensiivne 2 nädalat ja me teadsime seda tegelikult kõik ette, aga päriselt seda läbi teha oli päris huvitav. Ja minu jaoks isiklikus plaanis, kuna ma siiamaani olen olnud valdavalt siis kas ekraanil või siis montaažitoimetaja, see, et ma koha peal seda kõike organiseerin ja loon seda, mida ma siis hiljem monteerima hakkan, oli väga huvitav väljakutse, sest tegelikult sellel ajal, kui juba filmid ja seda kõike jooksmas näed, sul tekib mõte, et see läheb kindlasti sisse. See nüüd, see ei ole nii huvitav koht. Et see oli ka kindlasti väga põnev koht selle kõige juures. Ja jah, ma arvan, et see ongi peamine. Et inimloomuse kohta ma kujutan ette, et te olite ju ise seal ka sees, nagu te olete rääkinud, et mingisugune selline detail, mis te saite teada või saite kinnitust, millised need inimesed on, mis neile meeldib, mis ei meeldi ja midagi, mida turundusinimene saaks kasutada, rakendada seda teadmist. No siin peaks iga karakter justkui eraldi lahti võtma, et väga raske on sellist ühte kompotti neist kokku segada, et me valisimegi väga teadlikult hästi erinevad inimesed, et see ju lõpuks nii oleneb sihtgrupist. Aga ma arvan, et seda saadet niimoodi tervikuna vaadates oli inimloomust analüüsides ikkagi kõige huvitavam see, kuidas kõik arvasid, et nad tunnevad
inimesi väga hästi ja kuidas nad kindlasti loevad ikkagi silmist juba, mis on sinu soov, mida me ka turunduses ju väga palju usume ja püüame sellest lähtuda, et me näeme, mida meie klient tahab. Ja siis, kui sa oled selle olukorra sees päriselt ja eriti, kui sa oled veel selle olukorra sees niimoodi, et see keskkond on kuidagi kunstlik või piiratud või näiteks sinu, ma ei tea, klient on mingis kriisiseisus, mis iganes, et kui seal on veel mingid tegurid kõrval ka, siis tegelikult sa ei saa ikka mitte mõhkugi aru ja ma usun, et kõik meie 8 osalejat, nad ka kaamera ees tunnistasid, et nad tulid selle mõttega, et nad näevad valetajad kohe läbi ja nad ise valetavad absoluutselt suurepäraselt ja enamik ikka sõi oma sõnu, sellepärast et päriselt selles olukorras, kus sa oled veel ka kaamerate ees või kus sul on selline hästi piiratud informatsioon, siis sa oled nii tugevalt mõjutatud sellest, mida sulle parasjagu ette söödetakse ja mida meie ju saatetiimina tegime mingis mõttes ka teadlikult, et neid natukene rohkem segadusse ajada, et lähtusime sellest, mida nad kartsid, siis seda neile natuke ka andsime ja et ma arvan, et see on samamoodi tänases inforuumis ju nimelt ka see, kuidas me ise suuname ka väga palju seda infot, mida me tarbime, et me saamegi lõpuks ainult seda informatsiooni, meile hakatakse seda algoritmidega ette söötma, et samamoodi turundades me ei pruugigi ju üldse näha seda, mida meie tarbija, mis voos tema parasjagu sees on, et seal nagu osata seda pilti laiendada, et meie olime sellises kunstlikus hästi kitsas enda loodud keskkonnas ja saime seda võib-olla rohkem tajuda ja ette määrata ja neid reaktsioone ette näha, aga nemad ise selle sees ei osanud seda absoluutselt enam niimoodi tajuda, kuigi nad ju inimesena tundsid, et nad tunnevad ennast, aga ometi, kui meie nägime seda pilti laiemalt kõrvalt, siis tekkis meil nagu hoopis teine arusaam. Jaa, see on täpselt see, et mida sa enda kohta tead, mida kõik teised teavad, ja siis on nagu see tume ala, mida sa õpid kriisiolukorras, siis kui mingi olud on väga keerulised, on ju seal samas 2 nädalat pead-jalad koos ja võib-olla isegi siis sa ei taba ära, et sul on nagu mingid sellised käitumisviisid või toimetulekumehhanismid. Ja paljud osalejad ütlesid ka kusjuures, et nad ei ole isegi oma parimate sõbrannade või elukaaslastega selliseid emotsioone või selliseid kogemusi kunagi läbi teinud, sest et see oli ikkagi nii teistmoodi, et samamoodi, miks on ju, ma ei tea, kriisikommunikatsiooni aines ülikoolis väga põnev seda kõike läbi elada, sest päris elus sul võib-olla terve karjääri jooksul ei tekigi sellist situatsiooni, aga et kui sa saad neid emotsioone lõpuks nagu tunda mingilgi kujul, siis see annab sulle nii suure eelise selles päris olukorras. Jah, et selline enesearengu kiirendi, kus sul nagu väga lühikese aja jooksul käib kogu emotsioonide nagu spekter läbi, sest et sa pead lahendama nii palju erinevaid olukordi, konfronteerima inimesi, väga ebameeldiv, sa pead tooma nad nagu vaibale, et räägi nüüd mulle ära, kuidas on või ei ole, või kogu aeg, mida osalejad rääkisid, on see pidev analüüs. Nad ütlesid, et me oleme nii väsinud, tahaks 1 päeva olla kuskil niimoodi, et sa lülitad mõtlemise välja ja ei loe igat signaali, et nii, kas see, kuidas ta nüüd värhatas see kulm siin, kui ta mulle midagi väitis, et kas see tähendab, et ta valetab või et kas ta ikkagi need jalanõud sobivad võrkpallitreeneri imidžiga, et siuke nagu pidev analüüsimine, et mida siit õppida on see, et mitte ainult su sõnad ei räägi lugu, on ju, see info, mis me arvame, et faktid, selline teadmised, vaid kogu su olek, su enesekindlus, nagu me võitja puhul näeme, kõnemaneer, stiil, kõik see kokku tegelikult teevad sust kas usutava inimese või mitte. Ja veel teine asi, et jällegi näitlemine küll või nagu see rollimäng, aga ikkagi ka koostöö tegemine, et koalitsioonide loomine, kellega sa otsustad mesti minna, et kuule, käsi peseb kätt, sina aitad mind, mina sind, kas niimoodi otsesõnu või siis tasahilju vargsi, näiteks sa teed mõnele osalejale või inimesele elus üldse teene ja tegelikult ju ootad vastuteenet. Meil oli ka seal ühel hommikul selline olukord, kus kõik pidid kedagi siis kiitma, andma punkti ja oli väga hästi näha, kuidas nagu need, kes kedagi aitasid vastu, on ju. Et selline taktikaline koostöö, ma arvan, igas eluvaldkonnas, ärikõnelustel, turundusstrateegiate valimisel, elus, suhetes üldse, et siit saab paralleele tõmmata. Ja nagu üks meie osaleja väga tihti välja tõi, et nad püüdsid iseennast ka kuidagi maa peal hoida ja
kui oli tekkinud sõprus, siis rõhutada üksteisele seda, et isegi kui sa mulle valetad, siis loeb tegelikult vundament, et ma usun seda, et sa oled tegelikult päriselt see inimene, kes sa väidad olevat, isegi kui sa ei ole selle podcasti juht, siis ma usun, et see, kuidas sa mind praegu vaatad ja kui siiras sa minuga oled, et see on päris, sest loeb vundament. Et lõpuks sa hakkad ise ennast ka veenma selles, et kuidagi me inimestena oleme ikkagi head ja ausad. Et see oli seal ka väga suur osa ja võib-olla ma tooksin ka paralleeli turundusega, et samamoodi, et milliseid võib-olla sinu väärtused, aga milliseid otsuseid sa ka laiemalt teed, on ju, et see lõpuks määrab ka selle ära, et kuidas sa oma brändi lood, et kui sa oma vundamendis, siis näiteks selles saate kontekstis, siis ma ei tea, lähed inimesi ähvardama, et kui sa mulle praegu ära ei räägi, kes sa oled, siis ma kõigi ees hakkan sult küsima küsimusi, mis näitavad, et sa valetad. Või siis ma lähen ja loon selle sideme sinuga kuidagi niimoodi pehmemalt, et see on sinu enda brändi loomine ja mitte ainult siis isiku või persooni brändi loomine on ju, vaid ka laiemalt, et kui sa müüd ka näiteks oma teenust, siis sa ju täpselt samamoodi sellega näitad iseenda mingeid külgi, mida väga hästi saab kanda üle ka turundusse. Jah, no üks mõte, mis mul endal tekkis, kui ma vaatasin seda saadet, et siis ta on nii, ta on hoopis teine olukord, aga ikkagi see päris elu ka, kus me tegelikult, esiteks meil peab olema väga hea mälu, et me saame, on ju, et kui me usaldame, no võtame näiteks mõnda poliitikut, siis me peame mäletama, et mida ta on varem ütelnud, nagu seal saates oli, on ju, ja pluss on see, et ma saaksin hinnata, kas see, mida ta mulle parasjagu ütleb, on õige või vale, et mul peab olema endal siis teadmine, ma pean ise seda konteksti teadma, nagu seal tuli välja, on ju, et see, et kui keegi mulle valetab, aga ma näiteks sellest muusikast midagi ei tea, siis ma ei saa aru, et kas ta vastus on adekvaatne või mitte, aga kui ma ise olen piisavalt haritud selles teemas või piisavalt teadlik, et siis mul sellel inimesel oli kohe seal selline eelis olemas, on ju. Ja kusjuures see taandub ka vägagi laialt sellele mõttele, et me tihti oleme iseendaga nii okupeeritud, et me ei pane isegi tähele seda, mis meie ümber toimub. Me muretseme nii palju selle pärast, kuidas meie välja paistame. Saates oli väga hea näide sellest, kuidas võrkpallitreener Marius ütles, et tema lemmik võrkpallimängija on Markus Pulk. Tõepoolest, Pulk on tuntud Eesti võrkpallur, aga Markus Pulk on tegelikult Nublu. Ja Marius kasutas seda Markus Pulga nime mitu korda, aga kõik olid ikkagi hõivatud sellega, et tegeleda endaga ja enda rolli mängida. Et tõenäoliselt nad lihtsalt ei viinud seda 1+1 kokku ja nad ei pannud seda kogu saate jooksul kordagi tähele, et kui ma neile lõpuks siis selle revealingu tegin ja tõin selle välja, et kuulge, et kas te teate, et tegelikult Markus Pulk on Nublu, et see on nii mõnigi kord meediast juba läbi käinud ja üldiselt ikkagi selline teada-tuntud tõde, siis kõik hoidsid peast kinni ja mõtlesid, et appikene, kuidas me ei märganud. Ja lisaks sellele, et ongi sellised faktid, mida sa esitad, üks õppetund turundajale, ma arvan, võib olla ka lugude jutustamine, et väga hästi hakkas mängima see, et kui inimesed rääkisidki hästi siiralt, jällegi haavatavalt, ausalt, mõne elujuhtumi, siis mina seal režiis olles, vaadates suuri plaane, nägin, kuidas see kaasahaarvus, kuidas kõik olid kohal, kuulasid, uskusid niimoodi, et sõltumata sellest, kas see oli vale või mitte, aga just see lugu, et faktid, me tegelikult oleme väsinud, on ju sellest, et meie ajuga ei ole nagu nii valmis kogu aeg vastu võtma neid, aga lood, me oleme neid aastatuhandeid lõkke ümber kuulanud, me oleme harjunud selliste narratiivsete vormidega ja see jääb kuidagi paremini meelde, et kui midagi välja tuua, siis need, keda saatis edu, need rääkisid tegelikult lugusid. Ja olid ka oma jutule kindlad. Et nad ei nii palju võib-olla ei virvendanud erinevate rollide, erinevate mõtete vahel, vaid nad hoidsid hästi selget ja kindlat joont. Ja ma arvan, et kolmas asi, mis veel välja tuua, on ka see, et nad võtsid kuulda oma liitlaste nõu, kes olid ju need inimesed, kes kokkuvõttes neid uskuma pidid. Et kui sulle su toanaaber ikkagi andis soovituse, et räägi täitsa algusest oma sellest cello loost, et räägi detailidest, kuidas sa käisid seal muusikakoolis ja jutusta mingi lugu siia juurde, et see kõik tegelikult aitas ka väga palju, mis näitab seda, et kuula tagasisidet, kuula oma kliente ja sellest on päriselt abi, et sinu sõnum jõuaks kohale. Kas teil tekkisid endal ka selle saate ajal lemmikud?
sest minul kohe, ma ei tea, esimese saate lõpuks mul kuidagi mingid sümpaatiad on ju, et räägi siis enda omadest. kes mulle meeldis Maarjus just selle tõttu, et see tema lugu, mis ju vaatajale kohe paljastati, et kust ta on tulnud ja kuhu jõudnud ja 23 aastaseks saav oli ta seal saates, on ju, et kuidagi ikkagi tundus küps ja kuidagi ma hindasin teda selle tema loo tõttu kuidagi rohkem ja võib-olla mõne teise inimese puhul tekkisid mingisugused eelarvamused, et seda oli tegelikult vaatajana ka, et keegi, kes mulle seal esimeses või teises episoodis väga ei meeldinud, nagu hiljem kuidagi tundus sümpaatsem. Et lihtsalt mulle kuidagi endale vaatajana tundus see, et sul kindlasti on mingid inimesed, kes kohe hakkavad rohkem meeldima ja see võib olla tegelikult ka väga erinev. Et ma ei tunne end väga mugavalt rääkida niimoodi oma lemmikutest, et selles suhtes ikkagi saate tiimina me tahame ju kõiki aidata ja nagu ka teha selliseid valikuid režiis, et kõik saaks ära teha ja nii edasi, et ma pigem praegu jään ja ma arvan, et me tiimina pigem püüdsimegi nii montaažis ikkagi jälgida, vähemalt mina, kui ma rida kokku panin, siis ma tõesti tegelikult püüdsin jälgida seda, et kui ma näiteks võtsin Erki intervjuu sünkrooni sinna vahele, et ta sai midagi naljakat öelda, siis kindlasti pidi saama sinna öelda, ma arvan vähemalt, ma ei tea, 4-5 inimest midagi veel, et ei jääks üks inimene domineerima, et lihtsalt see oligi paratamatu olukord, et a la näiteks Erki oli see, kes tegi kogu aeg nalja ja ütles selliseid värvikaid kommentaare, aga see ei tähenda, et tema nüüd kogu seda lugu jutustama hakkab. Et selles mõttes me ikkagi püüdsime kogu aeg jälgida seda, et oleks võrdsust ja kuna osalejad ju ka ise sellele väga palju tähelepanu tõmbasid ja kogu aeg, mis on ju hästi loomulik, et sa kahtled selles, et kas kõik on ikka õiglane, et ma nii hästi mäletan, kuidas nad laivis ühel hetkel hakkasid arutama selle üle, et kas kõik ikka saavad võrdne kord teha salajasi missioone ja siis minu süda kohe nagu jättis löögi vahele, ma oleks tahtnud sinna võtteplatsile joosta, mida ma ka mõnikord tegin ja pahandada sain ja öelda neile, et kõik on okei, ärge muretsege, et te saate kõike võrdselt teha, et me ekstra püüdsime seda jälgida ja loomulikult ei saa maha salata, et selle taust on ka see, et päeva lõpuks meil on vaja, et meil on seal platsil osalejad, et kui on ka keegi, kes hakkab murduma ja võib-olla kui ta ei ole nagu selline lemmikkarakter kõigil, siis see ei tähenda seda, et ma annaks talle vähem seda toetust, et ma sellel hetkel püüan ikkagi tema jaoks püüda seda olukorda näha nii, nagu tema näeb, toetada teda, olla mõistev, et ta tunneks, et ta tahab jätkata, sellepärast, et meil on vaja, et meil on seal osalejad ja see ei ole ainult nagu selline produktsioonipoolne sund, et meil on vaja, et 8 tükki seal platsil on, vaid see on ikkagi ka inimlikult see, ma arvan, see vastutus, mille mina toimetajana olen sellel hetkel võtnud, et isegi kui ma võib-olla muul ajal selle inimesega nii tugevalt ei resoneeruks ja ei tunne, et ta on mu, ma ei tea, parim sõber, siis selles olukorras ma püüan aru saada, mida ta vajab ja talle seda anda, sest tal ei ole mitte kedagi teist. Ja meie saate aeg hakkab otsa saama, et kõik, keda see huvitab, et siis praegu saab ju Go3-s siis minu ideed vaadata, aga mõned kommentaarid veel, mis mul siin võimalus on teile anda, et mis mulle endale tohutult meeldis, oli see, kuidas oli küll vähe, aga kuvatud siis neid saate osalejate lähedasi. Et kuidagi nendel hetkedel mul oli niimoodi, et respekt, et nii ägedad kaaslased on nendel inimestel, et kes olid siis väga toetavad seal. Ja viimase küsimusena ma tahtsingi küsida seda, et kui on mõni meie kooli turunduse valdkonna õppija ja tunneb kutset, et nii äge see, mis sa Tuuli teed või isegi see, mis sina Evelina teed, kui seal on oskusi natuke rohkem, et nii detailselt me siin majanduskoolis ei õpeta, aga tahaks saada näiteks reality toimetajaks või kuidagi sinna võttetiimi. Missugused oskused või omandused tal peaksid olema ja kas on võimalik saada? Kõik on võimalik. See on kahtlemata nii, et mina ei ole ju ka teletoimetajaks õppinud, olen õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ja lihtsalt tegelikult asi on ju väga palju ka juhustes ja selles, et sa ise julgelt lendad peale ja küsid endale tööd. Minu meelest tööd tuleb alati küsida, nõuda ja näidata, et sa oled näljane. Et kui sul on, kui sa satud või kokkuvõttes ma arvan, et kirjutage kas või meist
soovist kummalegi, on ju, et kui teil on huvi selle telemaailma vastu, siis alati on abikäed oodatud ja ma ei tea, ma ise küll nagu ei pelga seda öelda, et ega alguses tulebki teha rohkem musta tööd ja kui sa saad sinna võtteplatsile juba ja saad jala ukse vahele, siis selle jalaga aina surad ja näitad seda, et sa tahad teha ja viitsid need pikad päevad olla ja sellel tegelikult on tulemus, sest et televisioonis on küll nii, et kõik teevad kõike ja ma ei tea, ma isegi kukkusin endal põlve ühel päeval nii veriseks, et oleks väga hea olnud, kui oleks teie kooli keegi õpilane seal olnud ja kes oleks läinud mingi rolli üle võtnud, et seal ei ole isegi nii, et kui sa tuled alguses asju assisteerima, siis või näiteks Evelinnal oli ju alguses ülesanne, et sa vaatad laivi, aga siis ühel hetkel oli minu töövoog lihtsalt nii hoomamatu, et ma ütlesin Evelinnale, et kuule, et mine minu asemel platsile ja tee see mäng ise. Ja kuna ma nägin, et tulemus oli nii suurepärane, siis kogu ülejäänud saateaeg ma teadsin, et ma võin pimesi teda usaldada. Et täpselt nii see käibki, lihtsalt nõua endale tööd. Ja televisioonis ma ütleks ka, et ma õppisin ju sama eriala, mis Tuuli, ehk siis hoopis ajakirjanduskommunikatsioon, mitte tehniline eriala, Tartus vähemalt, aga nüüd olen hoopis tehnilises rollis ja peale 10 aastat kommunikatsioonikarjääri tehes, kus oled siukse kontoritööl juba mugavalt harjunud, tead täpselt, mis käib, jälle operaatorina ma läksin tagasi sinna assistendi rolli, ma tulen, aitan, kerin kaableid, pakin tehnikat, aitan, küsin, olen olemas, panen tähele, kuulan ruumi või loen ruumi, on ju, et hästi oluline oskus, et sa kohe vahel ei peagi tormama appi, võib-olla sa teed rohkem kahju, aga et sa lähed platsile või siis saate salvestusele ja paned tähele, mis seal toimub, mis on need rollid, ülesanded, dünaamikad, kirjutamata reeglid ja siis niimoodi vaikselt oled õigel ajal õiges kohas ja küll ühel hetkel saad päriselt abiks olla ja siis, kui kedagi enamasti käib nii, et kui kedagi on vaja asendada, keegi on haigeks jäänud, siis mõeldakse just, kui sa oled meelde jäänud, siis kutsutakse sind, sest ega seal on ka, nagu ikka, igas valdkonnas on vanad tegijad, kes on põhjusega juba profid ja oma ameti välja teeninud, aga siis alustades, ma ütleks jälle, karjääri pöörates tuleb olla valmis nagu natuke oma see jäta ego ukse taha, et unusta ära, et kuskil teises süsteemis sa oled juba kõva kala, tahaksid võib-olla olla selline natuke upsakas vahel isegi, aga jälle siuke alandlikkus heas mõttes. Ja uudishimu. Minu arust sinu puhul, Evelina, oli täpselt see, et kui tööpäev sai justkui läbi ja see tänane saade oli purgis, siis me istusime režissööri ja produtsendiga, rääkisime järgmisest päevast ja nii mõnigi kord oli just Evelina see, kes mega väsinuna, aga jäi ikkagi tööle, kuulas, aitas kaasa mõelda, sest et tegelikult oli tervet järgmist päeva vaja veel planeerida ja loomulikult tegid seda ka paljud teised tiimiliikmed, aga see ei olnud Evelina tööülesanne, aga ta näitas, et ta tahab ja ta januneb selle järgi ja see tekitas minus ka kohe selle usalduse ja selle tunde, et ma tahan siis anda sulle selle võimaluse ja mis ma lihtsalt ühe sellise, ma ei tea, enda jaoks suure õppetunnina sellest projektist välja tooks, on veel see, et kui ma muidu olen olnud selline hästi, et headus ja oleme alati kõik hästi armsad üksteisega ja ärme halvasti ütle ja oleme sellised pehmed, siis see saade minu jaoks andis küll meeletult suure õppetunni selle osas, et tegelikult tuleb öelda konkreetselt ja tuleb mingites asjades, kui sul on väga suur töökoormus, siis tuleb ikkagi panna oma sõna maksma ja kui sa oled alati olnud siuke nunnu, ninnu, nännu ja keegi sul seda ei oota, siis alguses öeldaksegi sulle, et mis kärbes sind hammustanud on ja täpselt nii mulle produtsent ühel päeval ütles. Aga siis, kui ma edasi ka näitasin, et ühesõnaga, et asjad tuleb ära teha ja nii käib, siis ajapikku inimesed harjuvad sellega, et ma tahaks lihtsalt neile inimestele öelda, kes võib-olla on laskunud ennast mingis valdkonnas nagu alla suruda või ei näe täna endas näiteks juhi potentsiaali ja tunnevad, et nad on pigem need, kes täidavad ülesandeid, siis tegelikult see, et sa paned jala maha ja lähed ütle, et kui sul päriselt tead, kuidas asjad käivad ka loomulikult, et siis mitte ükski uks ei ole sellepärast sulgunud, et sa oled enne asju teinud teistmoodi. Ja just see rollide rohkus jälle, et sa oled teisi erialasid, sa tunned mingit muud perspektiivi alati teles boonus. Aga suured tänud teile saatesse tulemast ja seda sära edasi andmast. Soovin minu ideele edu ja ka kõikidele järgnevatele tõsielus saadetele, mis teil siis ees on. Aitäh! Aitäh! Suur aitäh! Vaadake Eesti filme, Eesti televisiooni, sest muidu me teeme seda ikka enda jaoks. Aitäh! Aitäh!